Levadia ja Göteborgi vaheline mäng osutus üpriski võitluslikuks. Levadia jaoks kerkis mängu kangelaseks Karl Vallner, kes tõrjus ära lausa 2 mängu sees määratud penaltit. Küll aga kummastavad teda põhjused, miks penalt määrati. Väga kergelt. Ma seda esimest ei näinud, selja taga toimus mul, aga ei ole võimalik nii tähtsas mängus anda nii kerget penaltit ja teine ka, ma ei tea, mina seisin, mängija jooksis mul otsa ja ma ei tea, see on kohtuniku tahe, et tema teeb otsused, ju olid siis. Sellegipoolest sai Vallner ka peatreeneri au ja kiituse tehtud töö eest. Etteheited ei ole kellegile, Vallnerit tuleb kindlasti kiita. See on fenomenaalne mäng tema poolt täna, et ta hoidis meid ikka kõvasti veepinnal ja väga rasketel hetkedel andis meile kõva lootuse. Mäng ise oli aga valdavalt tasavägine. Nii Göteborg kui ka Levadia tegid tugevaid pealelööke, kuid Rootsi klubi oli resultatiivseim. Kõigepealt suudeti teisel poolajal sokutada pall Tallinna klubi raamidesse, mille järel mindi lisaajale. Lisaaeg oli vajalik, kuna Levadia võitis eelmine nädal Göteborgi 2-1. See aga tähendas, et mänguvõitude arvestuses ollakse viigis, samuti ka löödud väravate poolest. Lisaajal lõi Rootsi sats veel 2 väravat. Levadia aga ei pidanud täitsa peanorgus väljakult ära jalutama, kuna vahetuses sekkunud Maksimilian Skvortsov veeretas palliga rootslaste väravasse. Seega lõppes lahing Lillekülas seisuga 3-1. Täna teadsime, et vastane tuleb väga kõrgelt meid pressima ja survega ja ta oli väga sirgjooneline, et juba avaviljas saati. Ehk siis mängutempoga võttis meil aega, pidime ikka kõvasti pingutama, et püsida selles tempos. Küll aga peab Zahovaiko omale natuke tuhka pähe raputama. Nad ei üllatanud meid mitte millegiga, et formatsioon sama, neil oli võib-olla 2-3 vahetust, uut meest oli väljaku peal, lihtsalt neil ei olnud nagu mitte midagi kaotada, et me aimasime seda, me olime selleks valmis. Samuti leidis peatreener ka tulevikuks mõtteainet. On mille järgi nagu mõelda, et kuidas saaks ikkagi seda mängus hoida energiavarusid niimoodi, et sa suudad mängida kõik 90 minutit headel kiirustel, aga mul ei ole etteheited, me pidasime ilusti vastu, natuke võib-olla õnnest ei puudu. Ja võib-olla lõpu see värav, mis siin Maksimilian lõi ja andis väikse lootuse, aga seal juba aeg sai otsa paraku. Levadia selle mängu parim mängija, Karl Vallner leiab aga, et esimest korda mängides Göteborgiga suudeti neile üllatust pakkuda. Seekord aga mitte. Lasime natuke liiga palju võib-olla vastasel dikteerida mängu tempot, et Essa mäng Rootsis me nagu lõhkusime nende mängu, nad ei oodanud, et me võib-olla nii head oleme ja see mäng nad teadsid meid oodata ja võib-olla mängis ikka vastavalt sellele, et mingi hetk me langesime ära ja nad said päris kergeid poolvõimalusi ja kui niimoodi mitu võimalust tuleb, siis võib-olla ükskord lähebki ei opa ja lüüaks ära sul kuidagi rikošetist või põrkest. Seetõttu langes FC Levadia konkurentsist välja. Eesti klubidele saab sellegi poolest Euroopa turniiridel veel kaasa elada, kuna 3. ringi võitlesid ennast nii Paide linnameeskond kui ka FC Flora.